kadunud muretses on vuse kuul. Reisides päeva ja öö muretu, on väljas lõpuks soe suvetuul. On kodus ootamas me kakadud, on soodne lend meid lahutanud. Piletid taskus ja naeru täis tee, neid hetki ihkame veel ja veel. Nii, me jõudsime GTA missiooni sellele kohale, tähendab Tenerifele. Keskel on siuke, see on tegelikult keskmine. Mis see on seal keskel? Vulkaano. Vulkaan. Ja siis... Seda tiiru autoga sõidab saarele peale ja see umbes 2 tundi. Ja see vulkaan on umbes mega kõrge. Kas siin kirjas on? Kas siin kirjas on? Teide 3,7 kilomeetrit. Väga hull. Me jõudsime tegelikult GTA missiooni Islandi peale. Nii, seda korda T-Cross on siis polo. Tellis polo, saad T-Crossi. Ja vaatame siis üle viigastused. Hakkame siit pihta, jah. Nii, vaatame üle, mis me näeme. Jäljed kõik. Käisid ookeanis. Keegi on käinud ookeanis. Nii. Kuidas reis on läinud juba? Väga kenasti. Me oleme väga põnevasse paika sattunud. Ma näitan, millega ma praegu filmin. Siukene väike masin. Meil seekord väike uuendus. Ei ole ainult telefoniga filmimine. See ei ole fake, see ei ole fake. Ma ütlen seda. Väike taskuaparaat. Tšau! Jõudsime reisikoju. Siis saime kokku oma kamraadudega, sellepärast et me ei julge üksi reisida. Ja ilmselt on seal. Ai, see hoopis on. Ja kuna meil on siis rangelt tööreis, siis tuli rangelt sebida pulmaisale juurde ka üks natuke tuttav fotograaf. Niimoodi. Te olete teda juba näinud. Just. Ja nüüd siis lähme vaatame, milline on meie tuba. Hommikul näeme üksteist. See läks lahti. Let's go in. Ei ole nagu mida võiks. Meil on ka nagu sama tikti. Laud on veel värv. Kuule, see on laud, mul ökane ka mingi. Koristatud on, aga me peame veel koristama. Juo sasi. Ja utiful morgon, tere hommikust. Päike vaatab juba põsekest. Uni oli väga mõnus, kell 6 oli juba silmnaht ja äkki võiks päevale vastu minna. Aga me pidasime natukene vastu ikka 7-8 küll. Kunagi aru, mis filmid või film. Ühesõnaga siis karvapead lähevad juuksurisse. Vaatame, kas sellist trimmerit siin riigis on, mis meie karvad maha pügab. Igatahes otsisin siis välja sellise karvaründaja, kus peaks töötama siis 3 venda. Ja see peaks olema siis säästurottidele sobivalt Lõuna-Tenerife siis praktiliselt kõige taskukohasem juuksur ka. No nii, Hagis Barber pidi siis Lõuna-Tenerife parim valik olema. Vaatame siis, kas on või ei ole. Igatahes lifti sisenevad 2
karva peale. Ei mingit järjekorra broneerimist, siin on sellised suurepärased taaskasutatavad sedelikesed ja Poju sai number 11 ja minul on number 12 ja nüüd ootame, millal lõigatakse hispaania keeles number, millest mitte midagi aru ei saa. Kelle YouTuberi soeng mul on, saab ühe suure üllatuse, aga juba kommentaaridesse kirjutama. Siis juukselõikus, nii nagu ukse peal öeldakse, 7 eurot ja 7 euroga siis saad normaalselt pügada ja kuidas sulle meeldib? Tore. Minu juurest väga lahe kogemus. 3 venda teevad tööd hommikust õhtuni, nii et rahutab. Ja mina lasin siis habemega ära ajada, sest pardel vist jäi koju kapi peale ja minu käest siis küsiti kokku 11 eurot. Ja no, jätsime natuke jotti ka ja säästurettiga väga rahul, väga hästi. Ja vaatame, mida see saar meile põnevat pakub ja kus on meie reisi kambalised. No. Ühesõnaga, mõnus, passuväärne asi tehtud. Nahal on tulnud tooni, punakad. Siin on seedrikävi, selle hooaja viimane. Ja me läheme siis retkele. Ja meie sõit näitab tund 10 minutit, mis tähendab, me läheme teisele poole saart. Ja me läheme otsima Liblika maja. Ja Liblika parki ja sellel on ka väga põnev nimi ja ma seda teile praegu ei ütle. Mariposaria del Drago. Lähme vaatame, põnev on. Mingi tagasi oli 30 kraadi langust, no mis see siis on? Vähemalt on hea see, et tänavale ei pargina. Normaalne piduri ja siduri kärsatamine käib siin. Väga lahe, jälle nagu hoopis mingi muu riik. Nii, me oleme nüüd sõitnud pool tundi ja tulime siis läbi ka ühest väiksest koopast või nii-öelda tunnelist ja teisest otsast välja tulles on absoluutselt teine saar, absoluutselt teine kliima. Ehk tegelikult me oleme endiselt sama saare peal, aga temperatuur pooletunnise sõiduga on näiteks muutunud lupsti 30 kraadi pealt 16 kraadi pealt. Ehk siis Tenerife põhjaosa ja lõunaosa on täiesti nagu öö ja päev. Selle nagu pigem soe, on ju? Ja vahepeal sadas 14 kraadi oli. Jaa, seda ma räägin ja minu see on nii lahe. Täiesti, siin on nii mitu riiki ühes väikses saares. Väga lahe. Jooksid peegli maha. Ega see kaamera meie töö lihtne ei ole. Hea küll, peegli jäi küll. Nii, Nixti-Naksti piletid ostetud. 6 inimesele pilet 51 eurot. Kallis, odav. Odav pigem. Pigem, okei. Kõike võib pildistada, kõike võib filmida. Tuleb lihtsalt vaadata, et ei oleks liblikaid su jalgade peal, kuskil põrandal. Ja siin nemad siis juba näete ringi lendavad ja laes on neid päris palju ja
Mis sa said? Said omale kumalibrike. Vahel tabab sind eriline kuulsus, kui sa lihtsalt paigal istud. Kannatlikult. Mida sa praegu näed? Kuulge, aga lähme. Aga kus liiv on? Amazing. Ja nüüd me läheme ühte metsikusse randa ja juba tee sinna on amazing. See on nii äge ja seal siit käna ei käi. See hetk, kui väljas on juba pime, aga lapsi ei saa ookeanis kätte. Õnneks nad on täiskasvanute valve all. Aga kui on nii soe ja laineline, vahune ja tore, no mis sa teed? Kas mõnelevad? Tere hommikust! Meil on põhimõtteliselt 2 päeva selja taga ja õudselt hea on, zen on, mõnus on. Selliseid tööreise võiks elu teinegi kord tuua. Hästi hea on. Ja üks paremaid osasid sellest muidugi on kindlasti ka need hommikusöögid, kus sa tuled rõdu peale, päike paitab, viljapäid, mõnus. Naisuke on hirmsasti vaeva näinud, nii mõnusa hommikusöögid, tore on ju. Nii et head isu ja ma loodan, et jälle üks mõnus päev. In 100 meters. At the roundabout, take the 4th exit. Then at the roundabout, continue straight. Meil oli check-out ja check-out sellel põhjusel siis, et täna me kolime siis ära sinna Pulma hotelli või sinna, kui meil see Pulmaks läheb homme. Ja andsime siin siis toa ära, 8 ööks on meil Noorbaari poolt elamine seal. Täna siis lähme ka juba peaproovi, ehk siis käime kõik läbi, kuidas tseremoonial olema saab ja kuidas kõik on, et kõik oleks homme perfecto. Hotelli kohta võib öelda nii, et ei ole kõige odavam siin piirkonnas ja selles mõttes oleks võinud võib-olla natuke rohkem olla põrandpuhas ja vaeva nähtud, aga et alguses ikkagi jah, pudiri laua peal ja nagu siukest natukene, aga ei vingu, ei ole hullu midagi. Mis on veel põnev kindlasti siin saare peal, see on ilmselt võib-olla mingi Espanjoli värk, et kui meil on näiteks Veis ütleb, et keera paremale Oja tänavale või Uus tänav või mis iganes, siis siin on tänavanimed nagu kõik mingid kosmilised. Ma ei ole näinud ühtegi silti eriti kuskil, kus oleks kirjas need kohanimed, sellepärast et ma arvan, et see üks plekikulu oleks nii suur. Näiteks meil praegu tuleb keerata paremale Avenida de Modesto Hernández González tänavale. Nagu tihti peale niimoodi, et kui ta ütleb, et 200 meetri pärast keera, kui ta lõpetab tänava nime ütlemise, peab juba keerama. Et see on täitsa kosmos. Kosmos! Aga ilm on nii hea.
io continuo a ripassare, poi se ne volete un altro ci sono. Esatto. Sì, però cammini senza bottighetta non va bene. È vero, però a tanti gli rompo il cazzo anche, quindi preferisco starmene più nel cibo. Mi riesce bene. Ah, però è vero? Ah, però hai visto che sta a farne due? Tutti campari anche? Voilà, ragazzi, sono 4 cannucce a voi. Oleme tulnud otsaga siis banaaniistandusse. Las Margaritas on siis selle nimi ja üllatus, täiesti eestikeelsed tuurid ja üks naisterahvas, kes siis 10 aastat on juba siin saarel elanud, võtab lahkelt Eesti kõppe vastu kanaarid.ee, saate sealt endale valida sellise koha ja kellaaja nii-öelda ja tulla siia tuurile. Ja banaaniistanduses on nii palju tarkust, nii palju täiesti uskumatut infot. Banaan iseenesest siis rohtaim, ei ole ta puu, ei ole ta põõsas ja kasvatab siis sellise banaanitõlviku, mis on siis kuni mingi 85 kilo, noh, miinimumkaalud, hea küll ma nii kerge ei ole. Siis see on siin taime ema. See on ema ja ema kasvatab alati endale tütre kõrvale. Ja niimoodi alati banaan siis 2 taimena kasvab. Tema lehed on tohutult vett täis. Kui sa teda pigistad, siis siit vett tuleb, see on nagu veekanister. Ja kui nüüd mõne kuuga saab see tõlvik siin valmis, kõik on ilmis, siis raiutakse see taim siit kohalt niimoodi maha ja jääb see nott siia püsti, sest tema on vett täis ja ta on nagu kanister, ta annab teistele taimedele siis mõnusalt 2 kuu jooksul niimoodi vett edasi. Ja mis on veel põnev, siis on see, et aastaringselt kogu aeg nii-öelda üks taim saab vanaks, raiutakse siit maha, kõik see pudi saab kuumuseks ja tuleb teine, kasvab jälle suureks paari kuubast ja nii see kogu aeg ring käib. Ja põhiline on siis mäng veega, kuidas hoida seda vett, et kogu see huumuse kiht siin aitaks, et ei auraks ära. Kogu sellel majal on siin oma ette nagu selline kasvuhoone, mis ei ole kile või mingi selline materjal, vaid see on nagu põrk. Vett laseb läbi, aga hoiab ikkagi sellist tuult tagasi ja hoiab sellist kohalikku mikrokliimat. Räägi, miks see pudi ka siin on? Ja kõik see asi nii sünnib ja see sama huumuse kiht siin vaikselt siis väga lühikese ajaga saab jällegi mullaks, toitaineteks. Ja mis on veel põnev on see, et banaan on natuke nagu tomat, et tahab üles sidumist saada. Nii kui taimel tekib külge tili, kohe vajab tema abi, kohe tuleb meestel ronida üles panna, panen külge toetama, et banaan ei kukuks pikali, sest banaani juured on ainult 10, 15, mõni jupp on 20 senti. Ta on nagu, ma ei teagi, nagu nott maa sees. Võtad kinni, tõstad välja, uue koha peal kasvab edasi. Ja sellepärast ta vajab siis abi, et nii kui ta see vili külge tuleb, hakkab ta sinna poole siis vaikselt vajuma. Ja mõnel siin on näha ka siis, mis ei ole veel seotud, nendel on pandud siis niisugused nagu kaikad viltu toetama. Vot, näed seal. Ja 8 hektarit on siin seda banaani välja. 8 hektarit maitsvaid banaane. Mis teed? See on isas banaani. Koos koorega? Jah. Mida see meenutab? No. Ei meenuta midagi, vaid nuttu. Oleme metsas. Nii, jälle see igav koht, kus
paljud tublid ja eeskujulikud lapsevanemad ütlevad, et säästurotid ei näita head eeskuju. Kõik oli nii kirves, et kuskil süüa ei jaksanud ja tulime siis kohaliku McDonaldsi Big Mac indeksiga tutvuma ja 3-le siis purksi tein need salatid, joogid 28 €, mis nagu pigem kuskile keskele selle hinnatasemega, mis siin on, et kui on nagu hästi palju räägitud, et on soodne, siis ei ole. Minu arust on sama. Ja lihtsalt üllatab veel see, et mõnedes poodides, näiteks mingid suvatooted, ilgelt odavad ja mingid suvaasjad hästi kallid. Näiteks võib olla niimoodi, et sa lähed ühte poodi, sama toode siin poes maksab €, sa lähed 2 ust edasi sama keti järgmisesse poodi ja seal on see sama toode 4 € näiteks. Ehk siis, ma ei tea, mis me vaatasime, Kinder Bueno oli ühes poes oli 1,20, teises 4,90, 3 sammu vahet. Et see hinnavärk on hästi niimoodi. Sai samamoodi võib maksta 5 €, võib maksta €, et lihtsalt pead vaatama väga hinda. Aga nüüd siis sööme teenindus super kiire, õues istuda ei tahtnud, sest et mõni kukaratša tal tukkus jalad laiali, et neid siin ikka liigub, aga toas paistab puhas, nii et head isu. 28 €, sisse tulemine on päris messi, ehk siis kõik on rahvast täis ja kõik on siis linnud ja siis kõik niimoodi. Ja mingi liiklusmärgike oli ka nii hea koha peal, et lõikas kuune auguga sisse, et mul läks eluks ajaks meelde. Aga Monkey Park on nii, jah, Monkey Park Tenerife ja lubatud on siis anda ka süüa, mille jaoks me võiksime kohe eraldi väikse topsikukese ja vaatame siis, ei tohi koputada, ei tohi... No nii, kuidas on? Mis teed seal põõsas? Tšau, mis teed seal? Äkki sa pead teise käe panema, äkki ta kardab. Jaa. Ole nüüd rahulik. Pole siin igast pahne süüa, tuleb sortida välja, mis on paremad palad ja... Miks sa minema viskad, teised tahavad äkki? Ta viskab minema, jaa. Eriti nahaalne. Mõtle, kui... Jan siin on. Tule vaata, siin on. Oi jumal, nokka pidi lükkas. Selle asja nimi on mono mõnulemine. Kui te olete vaadanud... Lihtsalt sügad ennast ja kaifid seda. Kui te olete vaadanud seda Angry Birdsi film 2, siis te teate, kes ta on, see jääkuningas. Meile meeldib kurk, see ei meeldi. Meile meeldib hullult kurk. Nad söövad seda. Jeesus viskab seda. Ma annan kurki. Kurk on. Ma saan skämmitud. Nad andsid mulle ainult ühe kurgi. Ühesõnaga, siin on üks maha jäetud Saksa sõjaväekiiver
ja see on sellest ajast, kui sõdurid olid väga suure peaga. Hea küll. Tegelikult on siis tegemist pisikese kilpkonnakesega, kes on 70 aastat vana, hinnanguliselt 70 aastat. Nii et vanuritesse tuleb austusega suhtuda ja tuua talle arbuus natuke lähemale, et ta ei peaks ise selle järgi väga vaeva nägema ja minema. Väga lahe. Trucco o tratto? Kus on kõige soodsam pinnas. Nimelt siis joostakse siin Halloweeni ettevõtetes ja otsime siis, Chinatown. Otsime siis sellise koha, kus me saame nüüd auto all parkida ja hakkame siis, poisid hakkavad siis meil siin tegema Halloweeni ukselt uksele käimist ja vaatame siis, kui hästi meil asi õnnestub. Hola! Hola! No nii, olge veenvad. No nii. Trick or treat, yeah. Oh! Said juba või? Super! Oh no! Thank you, thank you! Thank you. Gracias! Sul läks ka või? Töötas. Järgmine objekt on välja valitud. Ja vähemalt tanklas ei saa keegi öelda, et tõesti, sorry, kommi ei ole. Riiulid on täis. Loomulikult tehakse staaridega ikka pilti ka. Pannakse kohalikud mudilased siia trollide vahele, et no näed, teil näkkas. Gracias. Oodake. Näe. Poisid. Näe, tädi annab. No nii, mis saagid? Gracias. Ossa, no näed, väga lahe, väga lahe. Oo. Gracias. Läheb tööks, pulmaks, muiduks. Asjaks. Rebecca! No nii, kinnitage turvavööd, me tõuseme lendu! Pole 13.56, väga hästi, oleme just ajas. Sellise suurepärase bussiga toodi meid siis vaata et kõige ägedamasse hotelli, kus me paar päeva tagasi liilumas käisime ja nüüd siis kõik algab. Tere lugupeetud noorpaar, vanemad, sugulased, sõbrad. On tõeliselt suur au ja siiras rõõm tervitada teid kõiki siin Tenerife kosutava päikese all. Samal ajal kui kaunil kodumaal tulevad esimesed tumehelged.
nagu Seebi ooperis. November on käes, see tähendab, et hakkab jõulukraam igalt poolt peale suruma. Ja no minnu oleks ju, kui kohvikul oleks mingi siuke lahedus või mõni selline, aga no siit ei saa võtta käsipagasisse, ei mahu suurde pagasisse, ei mahu. Loro park. Tänaseks tahate või? Alla 2 tunni on ju lahti, ühtegi show'd, midagi ei toimu, mingit piletit ei saa, kõik. Sõidad 2 tundi kuradi tühja. Lahe. Tuleb tulla siis teine kord siia saarele uuesti. Hommikust issand, kui ilus see kõik on, mis lauale tuuakse. Mis see on, ma ei tea. Metsavats. Ühesõnaga tulime hommikusöögile, päris hommikusöögile ja see resto või mis iganes see on siin kodu lähedal. See oli eile nii, et ühtegi vaba lauda, Trigo on selle nimi. Ja siis me küsime, kas hommikusöögiks on vaja ka broneerida. Parem on, panime hommikusöögiks ka omale laua ja tõesti siin on, ma ei tea, 1-2 vaba lauda, kõik täis, jumala äge. Ja hommikusöögid siis on nagu siin sellised nagu komplektid. Ja no näiteks kui võtta omlett, küpsetatud sindi, juustu, tomati ja bruschetaga, siis see on 6,50. No, minu täitsa mõistlik. Pühade purrakas. Seal on siis hooajalised 5 vilja, siin on omlett ja siin on banana, Nutella pancake'id, head isu. Kõige maailma maitsvuse juures on ainult üks väike tõrvatilk meepotis. See kõik läks kokku 39,30, mis on tegelikult säästurottide eelarvest täiega väljas, aga üks hommik reisi jooksul, üks hommik on lubatud. Seda enam, et see on eelviimane hommik. Me peab koju minema. Seal on tormid, seal on elektrikatkestused, seal on esimesed lumed, seal on kool, seal on töö, seal on toredad ja armsad inimesed. Ja tegelikult meile kodus väga meeldib. Lihtsalt natuke raske on siit minna praegu. Aga väga maitsev sai. Läks seljast ära või midagi. Ütlevad siin on tohutu tuul, et ei saa nüüd siin midagi üles ja alla liigutada. Ühesõnaga, me oleme siis selle teide otsas, eks ju, ja siin on rannailm. Mõnus on, on ju? Aga sina oled siin teist korda, jah? Mina olen siin teist korda ja täpselt sama võtta. Ma arvan, nad pole seda silti sealt ära võtnudki. Et ei saa üles? Tohutu tuule pärast. Siin kuuled kohvikule lihtsalt tarvet või seda käivet. Nii et tegelikult on see plastikust kuradi kemmerk seal, et tunduks, et on niuke asi, aga tegelikult see ei töötagi. Sellepärast see kemmerg ongi nii puhas ja ilus, see pole kunagi liikunud. Jaa, see on ikka täitsa tutiks, tõesti, jah. Tuleb tunnistada, jah. Ja niimoodi käid sa aastast siia suure lootusega ja ikka lastakse üle, jah? Jah, ja nüüd tulebki järgmine kord võtta matasaap kaasa ja mingisugune seljakott. Ja siis selgub, kas seal üldse on mingi vulkaan. Kas seal üldse tuult on? Kas seal üldse tuult on? Kõigepealt teeme selle selle. Väga hea. Mul on sust hästi natuke kahju, aga natuke ei ole ka. Aga vähemalt kohvik saab käive. Lähme võtame. Reisides päeva ja öö muretu, on väljas lõpuks soe suvetuul. On kodus ootamas me kakaduud, on soodne lend teid lahutanud. Piletid taskus ja naeru täis tee, neid hetki ihkame veel ja veel. Säästurotid käivad maailmas ringi, taskus kaart ja hinda veits tingin. Soodsad lennud meid kaugele viivad, kuid alati me naaseme siia. Hosteli tuba ja tänava kohvik, iga uus linn on seiklus ja šarm. Kevad või sügis, meil pole vahet, iga reis on oma moodi lahe. Õhtul lõkke ääres laul ja naer, taustal kõlab kitari pehme viis. Istud ja mõtled, kuhu edasi veel, unistuste jälgedes astud sel teel. Kõik maailma servad, mida alati ootavad, keerukad teel.
on näod, sõprus ja seigad ning sõbrad, kes loodavad, et koju tulles kaasa suve toovad.